ma olen iga aasta mõelnud, et võiks vlogmassi teha ja sellel aasta äkki mul õnnestub see idee või plaan kord saata. Teeme proovi, kas ma suudan 24 päeva järjest teile videosid produce'ida. Ma olen väga palju siin kanalil üldse lubanud taolisi asju, aga let's give it a try. Õht on juba, nagu näete, siis väljas on juba pime, aga sellegipoolest teen ühe teile video siia ära, et mul oleks midagi teile ette planeerida. Olen täna üksi kodus, kaaslane on tegelikult Rootsis, ta on siis konsult rahvusvahelises firmas ja väga tihti ta reisibki siis erinevates riikides ja mis jättis mind siia üksi koju ja ma tulin just trennist, mul on trenniriided siin all, võtan teid endaga kaasa enda õhtusesse rutiini, kuna mulle kohutavalt meeldib olla üksi kodus õhtuti. Hästi produktiivsem nii-öelda õhtuti just, et mulle meeldib töötada keskööni ja kella 1-ni öösel. Hetkel on 7 juba ja ma näitan teile kõigepealt meie jõulukuuske, kuna ma olen juhke selle üle. Vaadake, kui ilus jõulukuusk. Me tegime ehted, ise tegime, panime siia asju sisse. Siin on erinevaid asju sees, ongi kuivatatud õunad, siis oksakesed, siis kuulikesed, erinevad asjad. Ja siis panime päkapikad siia peitu samamoodi. Ja see kuusk on massiivne. Ma tegin enda kaaslasele üllatuse. Ja nagu näete, siis siin kuuse all on tegelikult juba jõulukingid, ehk siis iga päev ta saab avada ühe jõulukingi minu poolt. Ja kuna ta ei saa kuni sellest videost aru, siis ma võin öelda ka natukene, mis sealt sees on, et mõned asjad on jagamiseks siis minuga ja mõned asjad on siis talle endale. Et küll seal on taigna rull nii-öelda, kuna ma tahan piparkooke temaga teha. Või siis on Eesti kommid või siis pusle meiega jagamiseks, et talvel oleks natukene koosim nii-öelda koos olla. Ja erinevad kinke, aga jaa, see on nii ilus jõulukuusk. Minu elu esimene jõulukuusk. Nii koosi. Aga ja ma siin just meile niisugused lilled, kes tood isegi 5 nädalat, ma olen need proovinud 2 korda. Niisugused erilised lilled, mida ma siis siia tavaliselt laua peale panen. Nii et kõigepealt on selle ära, laen natukene kaamerit, kuna muidu ei saa seda varsti kasutada ja hakkan õhtusööki tegema, nii et that's the plan. Ütleme nii, et see õhtu ei läinud plaanitult, kuna ma olen viimased, ma ei tea, võib-olla 4 tundi või 3 tundi midagi niimoodi proovinud monteerida enda esimest vlogmassi videot ja mul oli nii palju probleeme programmiga ja üldse ma alustasin otsast peale. Aga hei, I got it done ja mis on 20 minutit enne keskööd, ma sain esimese video üles. Yes! Aga ma panen siia lõppu ühe lõigu viimasest reisist Eestisse, kus ma olin Benefiti laos nii-öelda. Ja siis te näete seda poolt ka natukene, kuna muidu see video jääb liiga lühikeseks. Ma kiirelt näitan tegelikult ühte ideed teile. Rääkisin enda kaaslase kinkidest, mis ma tegin enda kaaslasele. Üks kinkidest oli ka see väike, ma ei tea, yard, ütleme niimoodi. Kuhu sisse ma olen pannud siis väga palju sügavamaid küsimusi. Ühesõnaga, et natukene spice up'i teha enda suhtes ka igapäevased nii-öelda. Mitte, et meil ei ole suhe spiced up, aga et kui me tahame midagi nii-öelda küsida natukene deeper levelil. Siin üks küsimus näiteks oli in which situations you feel unloved? How you deal with negativity around you? Või siis recent life lesson that surprises you. Ühesõnaga väga palju erinevaid selliseid küsimusi ma olen siia pannud. Ehk kui teil
tekib soov teha enda kaaslasele selline üllatus, natukene käsitöö mõttes, et ei ole nagu tavaline asi, siis ma leian, et mingi selline kink on väga armas. Ja ma olen nüüd see otsapidi Eestis, aga see on minu venna tuba ja mu vend kolis muidugi nüüd aastaid tagasi välja juba siin Eestis, siin meie kodus nii-öelda. Ja see tuba muutus minu Fennikviti laoks 4 aastat tagasi. Voila! Nonii, nüüd ma näen just, et aku saab tühjaks, aga viimane sprint Fennikvitiga, et müüa tooted ära ning leida nendele uus omanik. Umbes, ma usun, et 400 toodet on endiselt mul laus. Ma täna teengi ühesõnaga ülevaate lauseisust ning vaatan, mis järgi on ja mis ei ole järgi. Nii et that's what we doing. Kui sa by any chance ei teadnud veel, siis Fennikvitis on laudühendusmüük ning need on reklaamipausid, by the way. Ning ma just langetasin hinna paljudele toodetele endale miinusesse, kuna mul on vaja laust tühjaks saada ja paljud teised tooted on reaalselt niimoodi, ma ei teeni selle pealt mitte midagi kahjuks. Aga that's how it is. See on minu otsus, et saada liikutada kuidagi edasi. Minge kindlasti palun vaadake. Palun, minge vaagite. Kui midagigi silma jääb, võtke ära. Et ma isiklikult ei ole küll Eestis neid kõiki tooteid alati pakkimas, aga ma näen kõiki tellimusi. Ma näen reaalselt kõiki tellimusi, ma olen kõikide tellimuste üle väga õnnelik alati. Et peaksite nägema, kuidas ma high five alati enda kaaslasele annan, kui tellimus tuleb sisse. Aga ma hetkel olen Eestis. Nii et hetkel ma pakingi siin tooteid. Te ei kujutategi, kui tänulik ma selle üle olen. Nagu reaalselt vaadake. Ma olen seda küll teinud nüüdseks juba 3 aastat, aga iga kord, kui ma pakin teie tellimusi, siis täpselt niimoodi mul naeratus on näol. Ma olen nii tänulik. Aitäh teile. Mingi ports pakke ma pean välja viima. Itella süsteemiga on mingi probleem hetkel, et ma ei saa kõiki viia välja nagu ma soovin, aga ma viin niipea, kui ma saan ülejäänud pakid ka välja. Mingi pooled nendest lähevad hetkel. Ma arvan, et keegi ei saa aru, kui raske on olla tootefirma juht nii-öelda. Ja eriti, kui sa ei taha, et see oleks sinu hobiprojekt ja tahaks, et see tooks nüüd raha sisse. Ja konkurents on turul nii suur, see on meeletu ja mitte ainult Eesti turul, aga ka välismaa turul ja tänapäeval on nii lihtne tellida endale tooteid välismaalt, et see ei ole isegi küsimus, et on nii raske ja meil on nii palju võimalusi, et kus tellida, et enam me ei ela enam 90-ndates kahjuks või õnneks, et kahjuks nii ongi. Siin on 10 tooteid, mis hetkel läheb välja, mis tähendab seda, et ladu vaikselt saab tühjemaks. Teatud ports pakke on nüüd viidud. Vaatan ka teised tellimused vahepeal üle nüüd, mis on vahepeal sisse tulnud.